palun pidavat põllusõna enne ütlemata, nii et palun vabandust. Aga ma loodan, et te kõik leidsite midagi, mida meil juba on selleks, et edasi minna ja midagi, mida meil võiks vaja minna. Nagu ma ütlesin, siis me oleme väga tänulikud, kui te oma mõtted meile annate kirjalikult, mida siis pärast töödelda ka ikkagi peale seda seminari siin. Aga selleks, et ma kindlasti midagi kedagi vahele ei jätaks, siis ma alustan lõpusõnasid kõigepealt aitähiga, sest pärast jäävad need ütlemata, siis on ka piinlik. Me täname Andrast, Euroopa Liitu, Haridus- ja Teadusministeeriumit, Pärnu Keskraamatukogu, loomulikult cateringi, Avet, Viivika, kes on loodetavasti jõudnud elusalt tervelt ja õnnelikult Austriasse ja kõiki teisi, kes tänase päeva õnnestumisse on kaasa aidanud. Suur aplaus ka teile, kes te siin olete selle pika päeva osalenud, kuulanud ja viimastena vapralt vastu pidanud. Nii, aga kui me alustasime hommikut tehisaruga ja lõpetasime nüüd pealelõunal tehisaruga, siis ma lasin tehisarul oma päeva jooksul tehtud erinevatest märkmetest teha meie tänase päeva kokkuvõte. Ma ei mudinud seda väga oluliselt, nii et see on võrdlemisi AI kirjutatud ja minu käppa on siin üsna vähe. Aga mulle tundus, et muu hulgas need mõtted olid need, mis kestsid, mis kõlasid ja mis tõenäoliselt võiksid siit ka kõlama jääda. Et ma palusin teil 10 mõtet, see on hullult palju muidugi ja ma arvan, et lugeda oskate te kõike. Aga mulle väga meeldis tema väljavõte sellest, et kultuuri ja keele hoidmine käib käsikäes tehnoloogilise arenguga. Ja ehkki meie sündivuse näitajad ei olnud kõige paremad, siis ma loodan, et mida vähem meid alles jääb, seda rohkem eestlased olema. See, et autentsus ja loovus on väärtuslikumad kui kunagi varem. Ma arvan, et me kõik puutume igapäevaselt kokku väga paljuga, mis ongi tehtud juba masinate poolt. Ja kuskil ma kuulsin mingit toredat väljendit selle kohta, et see on nagu huvitav, et arvuti või internet või masin kui selline, kui robot palub minul tõestada seda, kas ma olen inimene või mitte. Et siis kui teate neid kastikesi, mis teil ilmuvad, kui te kuskil lehele lähete, et mina pean tõestama robotile, et ma olen inimene. Aga kvaliteet sünnib järjepidevast õppimisest ja harjutamisest on samuti väga ilus mõte. Ma ei saa öelda, et AI oleks täna väga kehva tööd teinud meie päeva kokkuvõtmisel. Mõtteid oli erinevaid ja minule meeldis tänasest päevast isiklikult see, et see, kui USA teadus tõestab, et ainult 3% ettevõtetest on AI kasutusele võtnud, siis Eestis on meil pidevalt, minule tundub tunne, et me nagu kõigest juba ammu maha jäänud. Tööd pole meil häda midagi. Meil on sellised noored ja toredad poisid nagu Rauno, kes õpivad ise USA kõige parematel näidetel ja toovad siis selle hea praktika meile siia käega katsutavasse kõrgusesse ja kaugusesse. Nii et ma loodan, et olenemata kõigist ohtudest, võimalustest ja sellest, et me justkui peaksime kõik sama rada minema, siis ma tegelikult arvan, et kui me ikkagi jääme nende tulevikuoskuste juurde, suhtlemisoskus, analüüsioskus, probleemi lahendamine, analüüs ennekõike, siis sellega me võiksime kaugele jõuda. Mul oli alles eelmisel nädalal juhus, kus väga tihti Eesti noored, kui ma käin mööda Eestit loenguid andmas, nad väga tihti ei tule peale loengut minu juurde. Viimasel ajal õnneks on väga ägedalt seda rohkem juhtunud. Ja Viljandis tuli üks noormees minu juurde ja küsis, et mis mina arvan sellest, et kas ta peaks tulema Pärnu kolledžisse digiturundust õppima, et võib-olla AI sööb selle ameti ära.
ütlesin talle, et tead, kuule noormees, mul täiesti ükskõik, mida sa õpid. PS, kui sa raha teenida tahad, siis mine õpi torumeheks. Aga kui sa tuled ülikooli, siis on jumala ükskõik, mida sa õpid. Ainus asi, mida sa tegema pead, on õppima, sest et tehisaru majandamiseks on vaja päris arukat inimest. Ja ma loodan, et meil kõigil on seda päris aru, et tehisaruga toime tulla ja edasi minna. Ave, sa tahtsid veel miskit öelda? Lõpetame lõpetamise. Kõigepealt, teil kindlalt hiljem tekib nälg, et toimunust oleks jäänud jälg. Ja selleks kõik filmilindile Panet. Aitäh teile, Gertrud ja Ranet. Palun siia, suur aitäh Gertrudile ja Ranetile. Imelised, aitäh. Ja elegantne, tervikus ühendav sume. Meie imeline moderaator Reelika Lume. Ja nüüd kõige tähtsam. Pärnumaal täiskasvanu haridus kogub tuure. Tehkem iseendile ja mina loomulikult ka tänukummarduse ja suure. Aitäh kõigile ja meil vist päris veel vähemalt 3 minutit ei visata siit välja, nii et kasutage seda aega, et rääkida veel nendega, kellega te ei ole täna rääkinud. Aitäh teile kõigile tulemast ja kohtumiseni järgmistel üritustel.